hei, mina olen Lii, olen oma 20-ndates ja ma armastan reisimist. Elan hetkel oma peikaga Hollandis ja meil tuli selline vahva idee minna oma autoga natuke Euroopat avastama. Plaanis on meil külastada Lõuna-Saksamaal asuvat lõbustusparki, Nürburgringile oma autoga natuke reisida ning lõpuks jõuda omadega Šveitsi imelistesse Alpidesse. Nii et haarama popcorn ja alustame oma seiklustega. Meid ootas ees nüüd 2,5 tundi sõitu Saksamaale Nürburgringi hotelli. Sa kindlasti mõtled, mis koht see selline on ja miks me sinna läheme. Nürburgring on põhimõtteliselt ainuke avalik reistrack maailmas. Seda kutsutakse ka Green Hilliks, kuna rada on väga pikk ehk 20,8 kilomeetrit ja sisaldab üle 150 kurvi. Isegi professionaalsed sõitjad ütlevad, et see on üks keerulisemaid radasid maailmas. Lisaks on see autotootjate seos väga populaarne koht, kus nad saavad oma uusi sportautosid testida ja uusi rekordeid püstitada. Me jõudsime nüüd oma Nürburgringi hotelli ja reaalselt mida vaadet. Me oleme siin rõdu peal ja me saame vaadata, kuidas praegu tundub, et Bemmi vennad katsetavad vist oma autosi, siis kõigil on täpselt samad autod. Nii lahe, reaalselt nii lahe. 2 nädala pärast on siin 24 tundi reis, mis tähendab, et autod sõidavad 24 tundi järjest. Ja korra mõtlesime selleks ajaks siia tulla. Hotellid olid juba läbi müüdud. Ma natuke räägin siis meie seiklustest. Hotelli kõik tundub väga nunnu, aga parkimine võimatu leida. Meil siin hotelli alla maa-alune parkla, seal oli 100 kohta ja need kõik olid kinni. Siis tähendab, me pidime leidma teise koha õues ja see Nürburgring, see on nagu küla põhimõtteliselt, kus on nagu autopoed igal pool, hästi palju ringteid ja süke nagu, ka nagu tühi koht, aga hästi palju autosid. Me oleme nüüd sööma, praegu on kõht nii tühi, et me sööme neid pelgavahtu. Üks asi, mida Gordon Ramsay Kitchen Nightmare on mulle õpetanud, on see, et kui menüüs on liiga palju tooteid, siis ilmselt see resto ei ole kõige parem valik, siis see pole lihtsalt võimalik, et nad suudavad pizzat, 50 erinevat pastat, kebaabi, snitslit, supi, imemaitsval kõik. Nagu näiteks see koht, kus meie tulime, aga olgem ausad, siin väikses linnas ei olnud väga suur söögikohtade valik. Ma annaks sellele söögile 3 pinnast, liha oli maitsatu, lihapaneering oli maitsatu ja ta oli kanda kuiv. Ma tundsin, kuidas ta jäi mulle kurku kinni kogu aeg. Üks asi, mis Saksamaal on väga huvitav, on see, et neil on siin suitsupakkide vending machine reaalselt igal pool. Näiteks siin samas resto naistevetsus. Aeg on käes, et minna Nürburgringile sõita. Ilmselt, et mina ei sõida, et Martin sõidab. Rajale saamiseks on sul vaja osta ka kõigepealt pilet, mis maksab siis 30 € üks ring. Aga täna on siin väga palju inimesi, me oleme ühe korra elus siin enne käinud. Siin on väga palju Bemmi mehi täna ja Porsche mehi. Meie oleme Audi mehed. Aga ega pikka juttu polegi, lähme sõidame! Come on, Porsche taga, there's a Porsche behind me, I'm just gonna show him that I'm on the right. You can go past me. I don't mind it, even though I could beat him if I wanted to. But I'm not gonna. Think I can catch him. See mulle mingi... Lõpetasime sõidu. Rehvid haisavad väga kohutavalt. Martin tundis üks hetk, et tuleb natuke lahjemaks võtta oma gaasi. Miks sa ütlesid seda? Rehvid kuumenevad üle ja siis nad hakkavad gripi kaotama. Kurvi peal sõidad, siis järsku sul kaob rehvil täielikult gripp ära, sul viskab välja, et sa pead ettevaatlik olema. Sa pead täiega ettevaatlik olema. Nüüd me natuke chillime siin laseme teil. Need on lamellid. Ütle, mul oli rehvid, aga mul oli rehvid tellitud, need olid liiga väiksed. Ja tellid kogemata ma oled rehvid. Ja ma nüüd panen oma lamellidega siin ikka ringi. Ja, aga vähemalt, väga tore oli. Ma unustasin eile filmida. Me käisime veel jõusaalis siis ja õhtul läksime Mäkki sööma, sest see oli kõige odavam asi siin piirkonnas, sest see snitsel oli prügihunnik ja meil läks liiga palju raha selle peale. Aga õnneks meil oli hotelli hinnases väga suure valikuga hommikus. Ja ma varem ei olnud seda tähele pannud, aga me olime reaalselt ainukesed noored inimesed seal hotelli. Keskmine inimene tundus seal olevat 40+, ehk mul oli küll kogu aeg selline tunne, et kõik vahivad veid, et mis me teeme seal hotellis. Aga jolo, keda huvitab. Me tulime siia lihtsalt reissima. Ja what the hell, neil oli isegi seal terve see meekärg või ma ei tea, kuidas seda täpselt nimetatakse, aga fancy. Kokkuvõttes oli hotell okei, aga sa pead seal arvestama, et väga kaua sa magada ei saa. Kuna rallimehed alustavad sõitmistega juba suht vara hommikul, tekk oli ka mikrosuuruses, mis oli suht bad vibe. Aga kokkuvõttes oli väga lahe kogemus ja olen rõõmus, et saime siin oma ühe öö veeta. Hüppasime veel kiirelt Nürburgringi fanshopidest läbi ja siis saime hakata sõitma Frankfurdi poole, kus asub siis
meie armastatud Chipotle. Chipotle on Euroopas ainult Frankfurdis, Pariisis ja Londonis ja USA-s käies oli meie üks lemmikuid söögikoht. Ehk see tänane trip sinna on meie jaoks väga suur asi ja me oleme väga kaua seda oodanud. Kuna see Frankfurdi Chipotle asus kaubanduskeskuses, siis mõtlesime enne natuke shopata ja ringi vaadata keskuses. Aga ta nagu päriselt ei saa aru, kui excited me selle Chipotle üle olime. Aga siis juhtus midagi, mida me ei osanud oodata. Oleme siin Chipotle's, me oleme mitu kuud oodanud, et siia tulla. Lähme sinna, hakkab meile pooli tegema, paneme kõik riisi ära. Ütleb, et Martinil steiki pole, minu beef barbacoa liha pole. Valget riisi polnud ka. Valget riisi polnud, mitte midagi olnud. Nii et Martin ütles, et ei, me ei taha. Kõigin asjad tundus kuivanud ka veel. Jaa, nagu Chipotle mõte on see, et sul saab söök otsa ja sul köögis kohe inimesed teevad uue laadungi peale, nagu et sul ei saa kunagi söök otsa. Kuidas sul saab otsa saada see? See ei ole see standard, mida me ootasime, aga õnneks siin on teine Chipotle veel, nii et ma ei tea, lähme seda me sinna. Lisaks oli teenindaja ka suht ülbega vabandanud meie ees. Nagu see on sama asi, et sa lähed Mäkki, aga ainuke asi, mis sa tellida saad, on kananagitsad. Me jõudsime nüüd kaubanduskeskusesse number 2, lootes, et siin me saame Chipotlet normaalselt kõigi oma lihade ja riisidega, mis me tahame. Lähme otsime ülessa. Teenindaja oli väga kuri, et ma filmisin nende toitu. Neil pole ühtegi silti siin, et siin ei või filmida, nii et ta veits möllises minuga. Ja ma peaks ära kustutama, ma ei tea, aga mu bowl on siin. Ma loodan, et see on sama hea nagu USA-s, aga ma arvan, et see ei ole. Üllatavalt hea. Beef barbacoa liha ei ole nii mütsikas nagu USA-s, mis on hea. Teenindus on kindlasti alla keskmise. Siinkohal see eelmine koht, kus me ei saanud süüa, töötavad ainult immigrandid. Nad ei ole väga viisakad. Neid ei koti, et see siia tuleb. See annab nagu, see mõjutab ka minu vibe'i. Ja mul on olnud hakka möllisama, et ma nüüd siin ennast filmin enda kohas. Pange siis mingi silt, et siin ei või filmida. Ja ma ei filminud töötajaid, ma filmisin enda toitu. Me nüüd lahkusime ametlikult Chipotlest. Me nüüd tulime siia Starbucksi. Siin vähemalt inimesed rääkisid inglise keelt. Sellepärast mulle meeldib Hollandi väga. Absoluutselt iga inimene räägib seal inglise keelt. Ma nüüd võtsin ühe unsweetened matcha. Martin võttis endale iced matcha, caramelized, banana, flavored matcha latte. Me ütlesime 2 korda matcha, aga okei. See on minu jaoks too much. Liiga palju banaani. Me nüüd peame sõitsma ühte linna. Me läheme Euroopa parki, ma seda ei öelnudki teile. Täna me sõidame Euroopa parki. Meil on seal majutus. Me oleme seal 4 päeva ja 3 ööd. Me oleme jõudnud oma Euroopa pargi hotelli. Ja vaatame, me oleme kahjuks maakorrusel, mis on suht kurb. Mega mõnus voodi ja juhuslikult on veel üks voodi veel, kus saab Martin magada. Mina magan siin ja vaatame vaadet ka. Vaade on selline muruplats. Väga ilus, väga ilus. WC, telekas. Ilus, suur, aga kahjuks kõlleppi pole, mis hakkab olema päris suur probleem, ma arvan. Aga vähemalt on WC ja vannituba väga ilus, näita palun seda duširuumiga ja väga ilus, vaata seda peeglit, mega. Teeme outfit of the day'ga, kott on About Used, tossud on USA kuskilt poest, püksid Stradivariusest, see Zalandost, see Pull&Bearist ja swag, ma ei tea, ise tegin. Ise meisterdasin. Kui sa ei teadnud, siis Euroopa park on üks suurimaid lõbustusparke Euroopas. Ja see asub sükses väikses linnas Saksamaal nagu Rass, mida võibki siis lõbustuspargi linnaks tegelikult nimetada. Siin on selline asi nagu bull riding, nii et proovime ära. Ma ütleks, et mul läks päris hästi. Lihtsalt pidi leidma selle õige tasakaalu. Aga nüüd oli aeg leida meile mingi söögikoht, kus me saaks endal kõhu ilusti punni süüa. Aga enne seda meil jäi tee peale midagi väga huvitavat. Ma olen alati mõelnud, kuidas töötavad vending machine'id, mis müüvad nikotiinitooteid. Tule vaadake. Siin nad müüvad näiteks elfbaare,
tubakat, niisama suitsu ja igasuguseid vedelikke, pluss krõpsu ka. Et kuidas see töötab, et kas sa lihtsalt ostad selle? Aga nüüd me nägime, et siin sa pead ikkagi oma ID-kaardi sisestama, läbi tõmbama ja ilmselt selle alusel siis võtab, kuigi ikkagi, kui sul on näiteks täiskasvanud sõber, siis tema saab selle osta sulle, mis on ikkagi suht bad vibes, sest inimesed ei peaks nikotiini tegema. Aga oh my god, me leidsime nii hea Itaalia söögikoha, see jäi meile täpselt tee peale, hinnad tundusid ka väga normi ja meil vedas, et me sinna läksime, sest see söök ja vibes oli 10/10. Tere hommikust, on päev 3 meie reisist. Täna me lähme Euroopa parki. Kõigepealt me sööme natukene hommikusööki, mis ei ole included. Mis tähendas, et pidime selle 17 eurot näkku maksma. Toit oli okei, aga mitte nii hea ja suure valikuga nagu Nürburgringi. Aga tähtis oli lihtsalt kõht nii punni süüa kui võimalik, sest meid ootas väga pikk lõbustuspargi päev ees. Me jõudsime Euroopa parki. Oota seda meest. Ta on päris pikk. Kuidas ta nii hästi kõnnib? Ta näeb päris lahe välja. Mulle meeldib alati alustada oma raide leebematega ja siis minna üles edasi rohkem kreisimatele. Sest mul on vaja üles ehitada oma enesekindlust. Saate aru? Lähme nüüd, ärme rohkem jutust. Euroopa pargis on esindatud 18 Euroopa riiki ja iga ala on disainetud täpselt selle kindla riigi järgi. Ja samuti pakutakse seal ka selle riigi populaarsemaid toite. Tundsin, et saingi päriselt näiteks Kreekast Islandile kõndida ja kogeda kõiki neid kultuure ühest kohast. Meie esimene sõit sai tehtud, nüüd me oleme teise sõidu peale. Järjekord on päris pikk, aga vähemalt hea uudis on see, et see liigub väga kiiresti. See peaks olema nüüd meie esimene raid, mis läheb tagurpidi. Ehk siis nagu üleüldiselt on praegu väga lõbus olnud. Siin on väga palju inimesi. Siin on rohkem täiskasvanuid kui lapsi, ma ütleks, mis on väga huvitav. Tavalised lõbustuspargid on mõeldud lastele ja meie sugustele. A few moments later. See oli kõige crazy'm ride, kus ma oma elus käinud olen. Ja ma olen väga palju lõbustusparkides käinud, aga see oli crazy. Me ootasime umbes mingi 40 minutit, tund aega järjekorras ja see oli seda täiega väärt. See oli nagu üks pikimaid raide, kus ma käinud olen, üks crazy'maid. See theming seal kõik. Pluss me saime esireas istuda. Kokkuvõttes 10/10. Vahepeal läks ilm ka natuke külmamaks, aga see oli meie jaoks ainult hea uudis, kuna ootajad muutusid palju lühemaks tänu sellele. See olen mina enne puidust raidi. See olen mina pärast sõitu. Siuke miid oli. Eelmine oli parem. Aga olgem ausad, seda eelmist raidi põhimõtteliselt võimatu üle trumbata. Aga see raid, kus me nüüd läksime, oli ka üsna lahe. Fun fact, Blue Fire ehk see, kus me nüüd läksime, oli Euroopa pargi esimene rollercoaster, mis läks tagurpidi ehk pea alaspidi. See oli norm, 7/10. Me nüüd ei tea, mida süüa, seepärast, et kui sa tahad süüa, siis sa saad valida absoluutselt iga riigi toidu kusiini. On selle nimi kusiin või? Ja me ei suuda valida, sest siin on reaalselt üle 100 koha. Aga järgmine klipp on see, kui me otsustasime. Jõudsime nüüd söögi kohta. Tulime Iirimaale, mis tähendab, et mul on siin ees üks mõnus iced matcha latte. Tundub väga kreemine. Kuigi Martin ütles, et see ei olnud tehtud päris matchast. Siirupist tehti seda hoopis, aga proovime. I approve. Kuigi ta ei ole ikkagi see matcha, mida sa mõtled, mis on matcha, aga ta on väga hea. Mut Caesari salat jõudis. Miksin ainult 3 kanatükki. Imelik, aga proovime. Martinil on päris head friikartulid. Ma pole mitte kunagi terves omas elus Caesari salatit tellinud. Ma mõtlesin, et täna võtan, sest seal ei olnud väga muid häid valikuid ja meil oli kõht tühja, me lihtsalt tahtsime midagi süüa. On üpris hea, aga 3 kõnariba. Tundub natuke vähe. Sest kus ma saan oma valgu täis, nüüd te siit igastahes. Martin, kuidas sinu burger on? Norm, aga tunnen, et on nagu, pihv on nagu soojendatud. See ei ole kunagi hea. Käisime praegu siukse raidi peal nagu Silver Star. Vihma sajab. See läks nagu nii kõrgele. See oli kõige kiirem raid, siin 130 kilomeetrit tunnis. Oli nagu nii hirmus. See oli hirmus, seepärast, et ma olin nagu külje peal. Ja kui ma vaatasin, kui me läksime nagu ülesse ja ma vaatasin alla, seal ei olnud midagi. Ainult kõrgus. Aga ma tunnen, et see vihma sadas oli nagu nii lahe, siis see vihm kõik lendas näkku sulle. Meil täiega vedas, et vihma hakkas sadama alles õhtupoole, kui me olime kõik suidud juba ära teinud. Ning siis saimegi hotelli tagasi minna. Õhtusööki sõime sealt samas Itaalia restoranis. See oli põhimõtteliselt kõik meie õhtuga. Järgmisel päeval nägi meie päev suht samasugune välja. Käisime meie lemmikraidid läbi ja siis osa pisemad, mis jäid eile tegemata. Ütleksin ausalt, et võib-olla oleks isegi ühes pargipäevas sobinud, aga samas kui sa tead, et sul on 2 päeva ees, siis koha pealt sa saad rohkem chillimalt olla. Sa tead, et lõpuks jõuad nagunii kõik sõidud tegelikult
käidud. Aitäh, Euroopa park, sa olid üks parimaid parke, kus ma käinud olen. Täna on uus päev ja täna on meie viimane päev siin Saksamaal, mis tähendab, et ma ütlen teile tšau, aga see ei ole hüvastajad, sellepärast, et me lähme kohe Šveitsi ja Šveitsis ma teen eraldi video. Nii et ma loodan, et sulle meeldisid meie seiklused ja ma väga tänan, kui sa vaatasid lõpuni. Nii et näeme varsti, tšau!